Minu kõrval on Liis Kuurme, kes on sagedusterapeut ja valdab Eestis siis ainulaadset tehnoloogiat, mis suudab alateadvusest esile tuua kõiksugu teemasid ja info väljas need siis ära lahendada. Liis, see kõlab sama palju, kui see on äge, on see ka natuke õudne, et mis sagedustega sa nüüd siis täpsemalt tegutsed? Tegemist on kvantfüüsikal põhineva tehnoloogiaga. See konkreetne tehnoloogia, millega mina täna tegutsen, on kokku pandud tegelikult teadlaste poolt, mis seal taga on väga palju teaduslikku tööd. Et ühesõnaga, see on mingisugune väli, mis siis inimest ümbritseb ka. Teinekord tuuakse see paralleel ka auraväljaga, siis me paraku infovälja puhul ei räägi sellest samast asjast. Infoväli on tegelikult see, kus on nii sinu mõtted kui tunded, seal on sinu tahe ja tegelikult see infoväli moodustub ja loob ennast juba siis, kui sind eostatakse. Rääkimata sellest, kui sa juba sünnid, siis see nii-öelda see IT-maailmas teada-tuntud nii-öelda pilv või cloud, kuhu kõik sinu dokumendid salvestuvad, siis see ongi just nimelt see infoväli, kuhu tegelikult salvestuvad absoluutselt kogu informatsioon sinu kohta. Eriti, mis puudutab sinu psüühikat ja sinu alateadvust. Lähme katsetama seda sinu masinat. Lähme. Minu peal, ma luban. Liis, me nüüd oleme sinu kabinetis ja siin on 2 masinat. Üks on sagedusteraapia, teine on mis teraapia? Infovälja. Infovälja teraapia. Mis vahe on? Tegelikult mina kasutan neid koos ehk et nad moodustavad ühte terviku. Aga kui ma räägin 2 masinast eraldi, siis ma üldjuhul alustan sellest, mille nimi on siis sageduse seade. See on inglise keeles frequency, see räägibki sagedustest. Hertsid ja kõik. Hertsid, täpselt just nimelt. Et tegelikult, mis selle mõte on see, et väga lihtne, kui meie ise olemegi üks pidev elektrivool. Nii, väga hea. Kui sa võtad selle elektri või energia võtad inimesest ära, mis tast saab? Ma ei tea, ilmselt tuleb ära. Põhimõtteliselt on elutu tükk liha, füüsiline keha koosneb rakkudest. Siis nad peavadki olema kõik mingisugusel teatud sagedusel selleks, et nad saaksid funktsioneerida oma täispotentsiaalis, et inimene oleks terve ja õnnelik ja kõik toimiks nagu õlitatud. Nii, ja nüüd kui tuleb välja kuskil, et maksas on plokid, siis sa tunned selle kohe ära? Või sina ei tunne, vaid masin saadab sulle? Ja vot see ongi see koht, et inimene tegelikult tuleb siia ja ega mina ei hakka teda diagnoosima, et see sama sageduse seade ongi selleks, et need konkreetsed rakud, mis siis on kaotanud oma õige sageduse, saab uuesti tagasi õigele sagedusele lükata. See teine seade on siis tegelikult infovälja seade ja see infoväli, mis kõigi jaoks on nagu selline nagu mingisugune pilv, eks ole. Ja see ongi see väli ehk et tegelikult räägitakse ka telepaatiast ja räägitakse mõttejõust. Ja see võiks olla nüüd see väli, mida siis tajuvad ka sellised tundlikumad inimesed. Põhimõtteliselt küll, ja. Et see ei ole mingisugune uhuu või mingi voodoo või pseudoteadus, vaid tegelikult see ongi päriselt mõõdetav täna. Selle sagedusega on selline huvitav lugu, et see tundub inimestele võib-olla natuke veel võõras olevat, siis uudis on see, et tegelikult sageduse teraapiat, sagedusravi tehti juba ammu. 20. sajandi alguses tegelikult enne, kui tekkis farmaatsiatööstus. 100 aastat tagasi praktiliselt. Ja, olid tegelikult olemas esimesed sageduse seadmed ja nendega raviti konkreetselt inimesi. Et see ei ole üldse mingisugune uus tehnoloogia, lihtsalt täna on ta taasavastatud. Nii, aga nüüd võtame siis mul info sisse, eks ju, paneme käed siia peale, aga ütle mulle seda, mis nende pulkadega tegema peaks? Vaata nüüd nende pulkadega ongi just nimelt see lugu, et kui sul oleks nüüd vaja sellist sageduse teraapiat ehk on sul näiteks mingisugune füüsiline, akuutne või krooniline asi, et siis mingi ravi oleks sul pooleli, siis ma hea meelega teen sulle sageduse teraapiat ka. Okei, mul mingit kroonilist häda ei ole. Füüsilist häda nagu ka ei ole, aga mul oli küll siuke kerge külmetus mõned nädalad tagasi. Pluss üleüldiselt on mul tööres väga siuke stressirikas ja väga pingutust nõudev aeg. Nii, kõigepealt ma kalibreerin su ära. On juba liiga tugev? On liiga tugev juba? Ei ole. Ma tõstan natukene, kui läheb ebamugavaks. Tead, see on jumast äge, see on selline tunne, et käed kõik surisevad appi. Nii mõnus, see on siuke tunne, nagu hoiaks mingit elektrilist harja käes. Nüüd ma tunnen oma randmeid. Okei, ma praegu rohkem ei tõsta, muidu läheb asi liiale. Põhimõtteliselt praegu, mis toimus, oli see, et mingisugune jõnks käis läbi, mis nagu haarab mul lihased niimoodi. Eks ole, just nimelt. Ehk et tegelikult sulle ma praegu paneks sellise konkreetse programmi jooksma, mille nimi ongi nii-öelda inglise keeles on ta energy work. My batteries are charged ehk et laeme su patareid siis ära. Kui kaua see surin kestab mul? Käed surin. Põhimõtteliselt on see programm 6-tunnine.
ja siis Time Waveriga sa saad vaadata mingisuguseid teemasid, mis mu alateadvus siis ütleb. Tõepoolest siin sees on sellised erinevad andurid. Esimesest ringist me sisestame inimese energiavälja ja teisest ringist me sisestame siis inimese teadvuse välja ja see siis moodustabki kokku selle infovälja. Ja kolmas on siin siis selline, kus tegelikult on all selline kahur ja see siis tulistab välja selliseid erinevaid sagedusi. Nii et kui inimene on siin minu juures ära käinud, me oleme teinud talle erinevad analüüsid ära, siis tegelikult süsteem on sellise võimekusega, et ta tasakaalustab ja saadab siis erinevaid sagedusi selle konkreetse inimese info välja 4 nädalat niimoodi iga 2-3 tunni tagant. Näita, mis mul siis pilt oli siin, et mis tasakaalust väljas on ja mis tasakaalus on ja mis ta nagu soovitab? Meridiaanide analüüs on teada tuntud meil Hiina meditsiinist või üleüldse idamaistest meditsiiniharudest ja me tegime sulle analüüsi ja vaatasime, millistes meridiaanides, millistes punktides sinu energia täna on natuke blokeeritud. Sinu puhul tuli siis välja siit see 1 meridiaan, mis on Mao meridiaan, vasakpoolne ja 4 punkti, mis täna hoiavad mingit energiat, ehk et seal on selles mõttes selline takistatud energiavoog, kus ta näitab seda, et sul on praegu hetkel akuutselt elus väga oluline transformatsiooni ehk muutuse periood. Mul on täiesti. Infoväli näitab, et sul on selles muutuse protsessis vaja tegelikult abi. Abi selles mõttes, et kui sul elus toimuvad mingid muudatused, sul on vaja adapteeruda uute olukordadega. Ja infoväli näitab, et sul on vaja seda muutuste adapteerumises natukene väikest lisa nagu toetust. Et see on Jämesoole meridiaan ja siin võib näidata, et inimesel võib olla lümfisüsteemis midagi või siis, et sul toimub mingi puhastusprotsess, eks ole, et seda on vaja natukene lisaks toetada või vaadata, et mis seal siis on, et millest sa puhastud. Ja see on siis täpselt samamoodi, ei pruugi olla füüsiline, aga võib olla ka mentaalne või selline emotsionaalne puhastus. Sel ajal, kui me siin oleme olnud, siis põrn on mul läinud 10% rohkem miinusesse. Vahepeal põis -7, mul on pissi häda. Ei, tegelikult põiemeridiaan räägib meile eluenergiast ja räägib seksuaalenergiast. Nii, ja see läks vahepeal miinusesse. Ta otseselt miinusesse ei läinud, aga seal on mingi väike klõps on sees, kuskil midagi on vaja tähelepanu. Kuidas see tunda annab? See annab tunda niimoodi, et nina läks lahti. Mitte, et mul nina oli ennem kinni, aga ma ütlen, et kuidagi nagu värskem tunne hakkas. Toimub midagi. Selles ma küsisingi, et kas see hakkas pilduma midagi siit. Tegelikult, kui inimene tuleb, ütleb, et ma soovin seda, siis tegelikult see koondub alati ikkagi sellele õnnetundele. Sest kui sinus on õnnetunne, siis on see ka sinu ümberkaudsetes, sest et see on sagedus ja see, mis on sinu välismaailm, on sinu sisemaailma peegeldus ja vastupidi ka. Nii et tegelikult... Ma olen õnnelik ja rõõmus. Ta võrdleb sinu info välja andmebaasidega ja otsib sulle vastuseid. Ootamist. Nii, ja vastused on olemas. Kiire. Väga kiire. Nii. Täpselt nii ongi. Sinu afirmatsioon selleks, et olla õnnelik, on ka see, et sa pööraksid tähelepanu oma tervisele. Maga korralikult, söö korralikult, mediteeri. Ma üldiselt teen seda iga päev korralikult, aga... Üks väga huvitav uskumus on sul ja see ei ole nüüd küll konkreetselt nii-öelda sinu enda oma, ehk et see on tõenäoliselt olnud ka sinu esivanematel juba selline mõttemuster, et ükskõik kui palju sa ka ei tee, siis ikka sa teed nagu liiga vähe. Ma just mõtlesin selle peale täna, mõtlesin, et äkki peaks veel tublim rohkem olema. Teised on kuidagi osavamad ja nad lihtsalt jõuavad rohkem une arvel, ma pean tegema rohkem, mis on kõik oma asjad tehtud. Et see on sinu väga huvitav uskumus, et tegelikult seda sul täna üldse ei ole vaja, sest et see takistab sul õnnetunnet tundmast. Muidugi takistaks, ma tunnen, ma teen liiga vähe. Tegelikult ma olen piisavalt. Ja siia on parameeter very important. Siuke tulevikumeditsiin, et sa enam ei pea võtma ravimeid, vaid sagedust. Tulevikumeditsiin on siin meie kõigi silma all. Me loosime tänases saates välja ka sessiooni, aga pane mulle siis puust alla. Paneme siis puusti alla sulle. Kui sina ka tahad kogeda tulevikuteraapiat ja enda kohta rohkem teada saada, millised on sinu alateadvuse blokid, siis mine Ela hästi Facebooki, seal on küsimus, sa vastad ja üks õnnelik võidab siis sessiooni sagedusteraapia ja Time Waveriga Liisi juures. Hurraa! Hurraa!